Ukrainas käib sõda. Euroopa vabaduse nimel peetakse praegu lahinguid Kiievi eeslinnas. Sealsamas, kus oli minu töökoht NATO Kiievi kontoris veel enne Maidani revolutsiooni. Elasin Kiievis 2 aastat. Minu ülesanne oli tuua Ukrainat läänele lähemale. Kiievi kesklinna mänguväljakutel õppis kõndima minu kõige vanem poeg. Täna on see linn, kus kõlavad õhuhäiresignaalid, lendavad kuulid ja raketid. Ometi on Ukraina Euroopa ja maailma silmis selle sõja juba võitnud. Eesti on Ukrainat kogu aeg tugevalt toetanud. Samas on Eesti jaoks oluline ka enda kaitse kogu aeg olnud. Eestil on tugev kaitsevägi, relvastus, varustus, kaitseplaanid ja NATO liitlased, kes on valmis meiega koos meie kaitse eest seisma. Ometi on tähtis, et iga Eesti inimene teaks, mis ta kriisis tegema peab ja et Eestil oleks pikk plaan, kuidas selles muutunud julgeolekuolukorras sihte seada. Olen julgeoleku valdkonnas töötanud 20 aastat. Tean, mis toimub Ukrainas, Euroopas, NATOs. Ja ei taha seda enam kõrvalt vaadata, vaid tahan ise käed külge panna, et seda teadmist Eesti otsustusprotsessile lähemale tuua.